Tänase tunni teemaks on liikumisvõrrand. Liikumisvõrrand on avaldis, mis kirjeldab keha asukoha muutumist ruumis. Ma rõhutan siinkohal seda, et tegu on avaldisega ja see tähendab, et ta peab sisaldama mingisugust muutujat ja liikumisvõrrandiga just nimelt ei kirjeldata mitte keha asukohta ruumis, vaid selle muutumist ajas. Kuidas aga määratakse siis keha asukoht? Asukoht määratakse ruumi koordinaadi või ruumi koordinaatidega. Kui keha liigub sirgel, siis piisab tema asukoha kirjeldamisel ühest ruumi koordinaadist. Tavaliselt märgitakse see siis X koordinaadina ehk siis liikumise kirjeldamiseks on vaja ainult ühte koordinaattelge. Sellise olukorra kohta öeldakse ka, et tegu on ühemõõtmelise ruumiga. Kui keha liigub tasandil, siis on vaja juba kahte koordinaati, tavaliselt X-i ja Y-it ja sel juhul öeldakse, et tegemist on kahemõõtmelise ruumiga. Ja kui keha liigub ruumis, nii nagu meie seda igapäevaselt teeme, siis lisaks pikkusele ja laiusele ehk siis X-ile ja Y-le on meil tarvis kirjeldada ka ruumi kõrgust või siis sügavust ja siis on meil vaja 3 ruumi koordinaati X-i, Y-it ja Z-i ja sel juhul öeldakse, et tegu on 3-mõõtmelise ruumiga. Kuna meie oleme kokku leppinud, et tegeleme teiega ainult sirgel toimuva liikumisega, siis meie jaoks piisab, ühemõõtmelisest ruumist ja edaspidi me seda ühemõõtmelist ruumi teiega siis kirjeldama asumegi. Kui aga keha ei seisa meil paigal, siis tema asukoht ju muutub. Ja keha asukoha muutumist tuleb alati kirjeldada mingisuguse taustkeha suhtes. Ehk siis keha asukoha muutumise kirjeldamiseks tuleb moodustada taustsüsteem. Taustsüsteemi moodustamine koosneb 3 etapist. Kõigepealt tuleb valida taustkeha. Keha, mille suhtes liikumist kirjeldatakse. Tavaliselt kirjeldatakse liikumist maapinna suhtes ja seepärast sobib kõige paremini taustkehaks mõni maapinna suhtes liikumatu keha. On see siis puu või kivi või maja või minu pärast liiklusmärk. Ehk siis taustkehaks on mõtet valida siis selline keha, mis maapinna suhtes ei liigu. Aga see ei ole tegelikult kohustuslik, vaid see on lihtsalt mõistlik. Järgmisena tuleb liikumise iseloomust paika panna koordinaatsüsteem, kus me seda
keha asukohta kirjeldama asume. Selleks tuleb valida siis telgede arv, on see siis 1, 2 või 3 telge, tuleb valida nullpunkt, see on siis see koordinaatide nullpunkt ja mõistlik on sellesse koordinaatide nullpunkti asetada see taustkeha ja telgede suund, meie puhul siis ainsuses telje suund ja nii nagu te matemaatikatunnis olete harjunud, koordinaat telje suuna määramisega, nii teeme seda ka füüsikatunnis, ehk siis kui meil on vaja joonisele kanda koordinaat telg, siis meie suuname selle telje paremale. Ja kolmas asi, mida taustsüsteemi moodustamisel tuleb arvesse võtta, on siis aja arvamise süsteem. Ja see ei tähenda siis mitte seda, et me võtame aja arvamise alguseks, nii nagu ajalootunnis on tavaks Kristuse sünnihetke, vaid meie jaoks tähendab siis aja arvamise süsteem alghetke valikut ja sobivaks alghetkeks on siis see hetk, mil me alustame vaatlemist ehk hetk, millal me paneme kella käima. Ja koostame siis nüüd taustsüsteemi mingisuguse auto liikumise kirjeldamiseks. Liikugu see auto meil sirgel teel. Suunaga vasakule ja kiirusega 20 meetrit sekundis. See on nüüd keha, mille liikumist me peame kirjeldama. Ja me peaksime siis valima mingisuguse taustkeha, mille suhtes me seda liikumist vaatleme ja kirjeldame. Ja nagu me ütlesime, sobivaks taustkehaks on siis mingisugune maapinna suhtes paigal seisev keha. Näiteks puu. Ehk me hakkame selle auto liikumist kirjeldama tee ääres seisva puu suhtes. Kui auto liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt, nagu meil siiamaani kõik kehad on liikunud, siis järelikult meil piisab tema asukoha määramiseks ühest koordinaadist. Järelikult meil on teiega valida vaja ainult üks telg ja see on X telg. Ja nagu matemaatikaõpetaja teid on harjutanud, on see telg siis joonisel suunatud paremale, kuigi omavahel öeldes mingisugust kohustust selle telje paremale suunamiseks meil otseselt ei ole. Ja koordinaatide nullpunktiks on siis mõistlik võtta selle taustkeha asukoht. Ja ühikuks, milles me siis koordinaate määrame, sobib auto puhul meeter, võib olla ka kilomeeter, aga lepime siis kokku, et kasutame meie
keha asukoha ja keha liikumise kirjeldamiseks põhiühikuid. Ja nüüd on jäänud veel määrata ajaarvamise alghetk, ehk me peaksime panema kella käima ja fikseerima siis selle asukoha, näiteks 500 meetrit sellest puust paremal. Ehk siis me võime nüüd siis öelda, et me oleme moodustanud taustsüsteemi, kus siis taustkehaks on puu, mis asub koordinaatide alguspunktiks. Ja ajaarvamise alghetk on siis see, kui see meie auto, mis liigub kiirusega 20 meetrit sekundis suunaga vasakule, asub puust 500 meetrit paremal. Nüüd me peaksime ära õiendama mõisted nagu asukoha ja kiiruse koordinaadid. Mis puudutab nüüd asukoha koordinaate, siis see on teil matemaatikatunnist varasemalt tuttav. Ehk siis kõik need ruumikoordinaadid, mis jäävad nullpunktist paremale, need koordinaadid loetakse siis positiivseks ja kõik, mis jääb vasakule, need koordinaadid loetakse siis negatiivseks. Kuna aga kiirusel on suund, siis me saame tuua mängu mõiste kiiruse koordinaat, ehk see on siis arvväärtus, mis lisaks keha kiiruse arvväärtusele sisaldab ka kiiruse suunda. Ja on siis kokku lepitud selliselt, et kui liikumine toimub teljega valitud suunas, ehk siis meie puhul siis kokkuleppeliselt paremale, siis vastava kiiruse koordinaadid loeme positiivseks. Kui aga suund on vasakule, siis loeme kiiruse koordinaadi negatiivseks. Ja olgu rõhutatud siis seda, et selle kiiruse koordinaadi ehk siis suunaga kiiruse puhul on oluline ainult selle kiirusvektori suund, mitte aga see, kus kohas keha asub. Ehk siis asugu keha positiivsel poolel või negatiivsel poolel, kui ta liigub paremale, on tema kiiruse koordinaat positiivne, asugu ta positiivsel poolel või negatiivsel poolel, kui ta liigub vasakule, siis on tema kiiruse koordinaat negatiivne. Ehk siis meie oma näite puhul saame teiega kirja panna nüüd 2 koordinaati. Ja need on asukoha algkoordinaat tähistame selle siis x0-ga ja see on, eks ole, pluss 500 meetrit. Koordinaatidele tavaliselt ühikut järgi ei kirjutata ja algkiirus, eks ole, ja meil on siis kiirus 20 meetrit sekundis suunaga vasakule. Järelikult, kuna vektor on suunaga vasakule, mis on teil jälle vastupidises suunas, siis kiiruse koordinaat ehk suunaga kiirus on negatiivne. Nii et taustsüsteem võimaldab meil kirjeldada siis arvuliselt nii keha algasukohta
kui ka algkiirust, kui ka keha asukoha koordinaadi muutumist ja seda asukoha koordinaadi muutumist kirjeldabki siis liikumisvõrrand, mis siis ühtlasel sirgjoonelisel liikumisel näeb välja selline, kus siis X on keha asukoht ja T on siis aeg, mis on muutujaks. Ehk siis, kui te tavaliselt olete harjunud kirja panema võrrandit Y võrdub mingisugune avaldis X-ist, siis nüüd paneme meie teiega kirja võrrandi, kus siis X on mingisugune avaldis ajast ehk siis muutujast T. Ja kui me nüüd võtame mängu, siin peab olema V0X, kui me nüüd võtame mängu need meie poolt joonisele abiga fikseeritud algkoordinaadi ja algkiiruse, siis me saame panna kirja võrrandi selle meie auto liikumiseks ja auto liikumisvõrrand näeb siis välja selline 500, sest keha algasukoht on 500 pluss, eks ole, -20t, sest keha algkiirus on -20 meetrit sekundis, mis tähendab siis seda, et keha liigub kiirusega 20 meetrit sekundis vasakule. Loomulikult võib, aga ei pea seda avaldist lihtsustama.